kokkuhoiu tingimustes muide on eestlane, ta muutub eriti leidlikuks. Kui on vaja kokku hoida, siis eestlane muutub väga heaks korraldajaks ja vahendajaks. Ja, kokkuhoid viljastab meid. No näiteks, kui eestlasel on sünnipäev, niimoodi, aga raha ei ole, et sünnipäeva korraldada, ega siis sünnipäeva pidu ju pidamata ei jää selle pärast. Ei. Siis tuleb pooltele külalistele, keda sa kutsusid, tuleb öelda, et kuule, kui sa nüüd mulle sünnipäevale tuled, siis tingimata kui tahad nüüd midagi kaasa tuua, siis too viina. Aga ära süüa hakka tassima, mul on endal seda kõri nii, eks ole ju. Just viina oleks vaja. Ja teisele poolele ütled, et too süüa. Mul viina on endal ja kastide viis ja just süüa oleks vaja. Ja niimoodi saab ju korraliku peo maha pidada, ilma et sa oleks ainsatki senti raisanud. Siis tulevadki külalised kohale, kõik seal annavad toidukraam ja aitäh ja pudelivärk, oi, aitäh, tõesti, aga kas kingitus ikka on ka või? Muidugi, kullakene, kuidas siis muidu, sul on sünnipäev ju, palun, pasan sulle. Issand, kas sa oled lolliks läinud või see on nii kallis, ma ei saa seda vastu võtta, sind küll, jah, aitäh, täitsa segane, mis sa raiskad oma, paneme selle siis siia. Muide, kui me Falloga nüüd viimane kord Eestis ringi sõitsime, teate, kui huvitav oli sõita mööda Eestit. Ausalt. Vaata, kui sa harva käid, siis sa ju näed ka kõiki neid muutusi, mis maal on toimunud, eks ole ju. Ja viimane kord, kui me käisime, siis olid üle Eestimaa igal pool, et maantääred olid täis niisuguseid võrride ja jalgratastega joodikuid. Aga nüüd, kõige viimane kord, kui käisime, enam neid joodikuid ei olnud. Ja nende asemele on nüüd vaikselt hakanud tekkima siuksed neoonliibukates nooremas keskeas naised. Jooksevad seal maantääres, jah, ajavad vist vormi ennast lootuses endale välismaa mees leida. Leiaks mingisuguse suurte rahadega väikeseid taallase. Siis hoiaks teda oma treenitud reite vahel kinni ja kunagi enam lahti ei laseks. Näed, jookseb seal ja mõtleb seal kergliiklusteel. Eestis on ju kergliiklusteed nüüd ehitatud igasse väiksemasse külla ka Euroopa Liidu rahadega. Euroopa Liidul vist on sulaselge Eesti naiste kasvatamise programm kohe. Mõelge, kohalikud väikekoolid ei saa Euroopa Liidult toetust, aga kergliiklusteed saavad, veepuhastusjaamad kah saavad, kirjaoskus ei ole oluline. Aga las need Eesti naised treenivad ennast trimmi seal kergliiklusteel, siis pesevad puhtaks ennast ja küll siis on hea tulla neid siia kosima, eks ole ju. Hea Eesti naine, puhas, ilus, heas vormis, kõik ümbermõõdud on parajad, ei ole liiga suured, silmaring sealhulgas. Välismaalaste arvates on ju Eestis ongi 2 põhiliselt väärtuslikku maavara, eks ole, nutikad IT-lahendused ja nende arvates mitte eriti nutikad, aga ilusad Eesti naised. Aga mina ütlen teile seda, et see kumb neist tegelikult nutikas on, see selgub hiljem. Vabalt võib selguda näiteks, ma ei tea, juba mõne aasta pärast, et hoopis Eesti naised on nutikad ja IT-lahendused lihtsalt ilusad. Jah, vabalt me võime varsti avastada, et kõik vajalikud nutilahendused leiduvad hoopis Eesti naiste ilusates peades, sest Skype lihtsalt ei tööta enam. Skype on omadega taevariigis, lihtsalt tavaline sinine pilveke teiste hulgas. Kõik. Või siis näiteks eelmine kord, kui sõitsime Falloga läbi Eestimaa, taamal seal huugas Veroli tehas ajas tossu välja, kõik hea vaadata. Ja maantääres istusid tädikesed oma lauakese ja sildikesega. Sildi peal oli kirjas, et müün herneid või mett või maasikaid või kartulit, eks ole. Aga nüüd
Veroli õlitehas on kinni ja maantee ääres tädikeste seas on ka Rein Kilk oma sildiga. Müüa Verol. Paar mõisa, mett ja pereleib. Oma küpsetatud. Jah, vaatad seal Eestimaal neid põlde ja põldade kohal vaatad taevast. Linnud lendavad lõunamaale. Ilus. Augustikuuses juba. Suure soojaga. Mis teil lindudel nüüd siis? Linnud on vist ka hakanud majanduslikult mõtlema. Linnud seal lendavad, muud ka haned mõtlevad, et aga kurat, persse, mis me lendame kogu aeg alati siis, kui hooaeg on. Persse lendame siis, kui hooaega põle, kui hinnad all on. Uus Eesti vanasõna, haned läinud, hinnad all. Kurat, tegelikult ka, mis meil siin aga istuda, kurat, jää peal, kui saiba ka veel visatakse ja... Muide, mis puutub vanasõnadesse, Eesti vanasõnadesse, üldiselt need ikka kehtivad ka, jah. Näiteks niisugune vanasõna, kuidas tunda ära see õige naine? Valel on lühikesed jalad. On ju täitsa õige ju. Mis see on? Vaidle vastu. Ei vaidle. Või siis näiteks niisugune vanasõna. Ei, rohkem ei tulegi meelde. Aga teate muide, kõik vanasõnad ei kehti ka enam. Mõni vanasõna on tänaseks päevaks lihtsalt vana juba. Näiteks niisugune vanasõna. Ilu ei sünni patta panna. No kuulge, mis jutt see nüüd siis on? Vaadake kormen kassi. See ei kehti see vanasõna enam tänapäeval ju. Ikka näiteks mina ka. Eks ole, Vallo võtab väga tihti mind oma mingitele ärikohtumistele kaasa. Ja ta võtab mind kaasa alati siis, kui tal on tarvis mingile tähtsale lepingule mingit eriti tähtsat allkirja saada. Nii, siis on nii, ma sisenen, seal mehed on koos kõik, eks ole, ma sisenen ruumi kõik, siis mehed lihtsalt vahivad mind. Pastakas hakkab iseenesest paberi peal liikuma. Ei kehti see vanasõna ju. Või siis näiteks niisugune vanasõna. Tühi kott ei seisa püsti. Meil Eestis see vanasõna nüüd küll ei kehti. Mismoodi me Eestis elame? Pesupoe müüja läheb palgapäeval elektroonikapoodi. Ostab teleka endale seal. Normaalne. Telekapoe müüja läheb omakorda palgapäeval pesupoodi, ostab omal sealt pesu. Normaalne. Aga need pesud ja telekad nüüd on ju kõik toodud Hiinast. Hiinast! Mulle jääb alati mõistatuseks, kust kohast tuleb see raha sellesse süsteemi siis niisuguses olukorras. Kust see tuleb? See peab ju kusagilt tulema. Ja siis ongi, et see süsteem, mis tundub olevat suletud, eks ole, siis kus see raha seal ringleb, see raha ju ringlebki sõna otseses mõttes. Mis see ongi siis majandus või? Mis majandus see niisugune on, kus me ostame Hiinast asju ja siis mängime siin oma vahel poodi ja proovime neid kallimalt edasi müüa? See on majanduse matkimine ju. Aga samas, eestlased ongi väga head matkijad, oskavad kõike hästi järele teha. Eestlane oskab väga hästi teeselda. Aga miks on Eesti naine niivõrd hea kõigile välismaa meestele üle maailma? Albaania karjustest Briti poissmeesteni välja. Miks? Sellepärast, et Eesti naine oskab väga hästi teeselda, hea matkija. Aga vagavesi, sügav põhi. Kas te teate, mismoodi jõudis ristiusk Islandile? Nii. Islandi mehed on ju viikingid, eks ole? Nii. Kõike, mida nendel viikingitel vaja läks omal ajal, nad käisid seda röövimas. Kõike kraami teistelt maadelt üle mere. Naisi muuhulgas. Nad röövisid. Lendasidki need Islandi viikingid näiteks Briti saartele sisse seal, nii nagu rohelised mehikesed imbusid sinna sisse, röövisid ja varastasid kõike kokku, mis aga vähegi sai, naised ka sealt kohalikud pardale ja padavai üle mere tagasi Islandile.
seal hakkas kõva hullamine, pandi pidu, hullati nende naistega seal, eks ole ju. Noh, aga kaua see mereröövel ikka kodus jaksab passida? Nädala. No võib-olla 2. No kõige rohkem 6 aega, siis on uut nodi vaja juba ja jälle padavai mereröövlid lähevad aga merele tagasi. Noh, aga tollel ajal siis ju kestsid merereisid, need kestsid mitu aastat, aga sellest suurest hullamisest olid nendel kaasa röövitud naistel lapsed kõhus juba. Nad sünnitasid ja hakkasid oma lastele laulma seal kaasa toodud neid malbeid kristlikke laulukesi. Noh, eks halastusest ja paradiisist ja andeks andmisest ja no muust sellisest. Kõik oli ju rahulik, eks ole, mehi ei olnud ju kusagil. Mehed olid mitu aastat ära. No ja siis oligi nii, et selle aja peale, kui need Islandi mehed ükskord tagasi jõudsid, oligi nende poegadest, nende kristlike lauludega parajad pehmod juba kasvatatud. Ema, siin on mingi õudne loom maas, karvane ja haiseb kala järele. Ettevaatust, pojakene, see on sinu isa. Ta tuli just merereisilt tagasi. Nii. No, aga mõelge, ajalugu ju kordub. Tänapäeval on ju täpselt samamoodi. Briti poissmehed. Elad vaikselt kuskilt Londoni korteris seal koos oma emaga rahulikult 40 aastat juba jood päev läbi õlut ja istud Facebookis. Ajad seal teiste poistega juttu. Come on, kutid, olge jube igavene. Mis oleks, kui läheks õige merereisile? Ja see on väga hea mõte, aga kuhu minna? No, ma olen lugenud, et seal kaugel Põhjamaal, päris NATO piirialas, seal elavad väga ilusad naised. Yeah, let's go there! Ja purjetavadki rõõmsad Briti saarlased Läänemerel. Yes! Kutid, vaadake, laeva nimi on Baltic Princess, läheb põnevaks. Ja teine on veel Baltic Queen. Järsku läheb ilm uduseks. Koš! Eesti rannik läheneb. Udu seest hakkavad kostma sireenid. Need on Eesti sireenid. Välismaa mees, tule õiele. Tule vaata, kui ilus ma olen. Sire ja trammis, mitte niisugune nagu need tselluliidist feministid sul seal kodus. Ai, välismaa mees, tule vaata, missugused sääred ja rinnad ja puusarad mul on. Pesu on teid 100, aga sina ostad mulle ilusamad. Välismaa mees, süü mind siit ära. Siin on hirmus palgalõhe. Välismaa mees, ma olen väga hea naine. Sitke ja vastupidav, vana koolinaine, nii voodis kui köögis üldviisi osav. Aga mida ma su lastele õpetan, ma praegu ei ütle! Pärast näed! No, siis meelitavad linnuhäältega ka veel. No, oskavad järgi teha linnuhääli, head matkijad ju. Sitsikleid, Nii et jah, vanasti oli siis nii, et viikingid röövisid naisi, kes nende lapsed ristiusuga ära nakatasid.
Aga tänapäeval röövivad Briti poissmehed Eesti naisi, aga nad ei aima ka, missuguse heateo nad oma tulevastele lastele sellega tegelikult teevad. No Fallo, tema on minul muidugi Euroopa Liidu ametnik, eks ole, ja tema vist pigem on ristisõdija, kui et viiking. Jah, vanasti tulid ristisõdijad siia. Aga nüüd lähen mina sinna. Ja seda me veel vaatame, kes ja millega seal meie Brüsseli kodus ristitud saab. Ja, ega siis minul on omad võtted ja trikid. Ega siis Eesti naine ei lähe ju mingisuguse tulega või mõõgaga ristima. Eesti naistel on palju tõhusamad relvad ja need relvad on, mis te arvate, mis? Õige! Must leib. Mäletate ju seda musta leiva reklaami. Maitse eestlaste iidset tarkust, mis on talletatud mustas leivas. Noh, aga mis see iidne tarkus siis on? No, võt nii. No ühesõnaga, Fallo, tema küsis minu käest juba mingil teisel või kolmandal kohtumisel küsis. Fallo oli kohe peale esimest kohtumist kindel, et ta minu ära võtab. Ja mina olen juba enne esimest kohtumist kindel, et ta mu ära võtab. Tema netiprofiili põhjal. Ja ühesõnaga küsiski minu käest siis, et kas mul mingeid koduloomi on. Ja mina ütlesin, et jaa, on küll, aga ta on hästi väike ja nunnu. Le Chihuahua. Fallo. Eesti naisel on ikka koduloom, kellest ka midagi kasu on. Kasu. Eesti naisel on niisugune koduloom, kes annab leiba. Ja siis ma nägin Fallo näost ära, et no see mees ei saa mitte midagi aru. Ja tookord see jutu ajamine sinna paika jäi kah. Ja kuni siis teate ükskord hiljem Fallo leidis üles minu nunnu külmkapist. Juuretise ja ta maitses seda. Mon amour. Qu'est-ce que c'est? Fallo, see ongi meie koduloom, see on juuretis. Vas? Juuretis, vas? Kujutage ette, ta ei tundnud juuretist. See on täiesti uskumatu, mismoodi need eurooplased seal üldse elus on püsinud viimased 2000 aastat ilma juuretisteta. Ma saan aru, ma oleksin pidanud Fallole kohe selgitama, et juuretis on nagu kratt. Noh, ta oli rehepappi mul lugenud selleks ajaks juba, ma olin talle seda kratti asja selgitanud ka. Ja ma selgitasin talle siis niimoodi, et kratt, see on eestlaste iidne tarkus, mida tänapäeval kogu maailm õpib juba kasutama. Noh, droonid, eks ole ju. Kratt on nagu droon. No siis ta sai aru, enam-vähem. Ja juuretis on täpselt sama nagu kratt. Sa pead kogu aeg talle tegevust andma. Muidu tuleb, kui sa juuretisel igavust lased tunda, siis on 2 võimalust. Ta läheb kas vedelaks ja vägi läheb välja, siis on kutupiilu, siis vaata kohe, kust uue saad. Või teine variant, ta hakkab sulle jama korraldama, sitta raiduma. Meie presidendil oli ju Evelini juuretis külmkapis. Et saaks kõrgetele väliskülalistele pakkuda midagi omanäolist ja eksootilist. Musta leiba, Kõrge väliskülaline saab seda siis maitsta ja öelda, et väga huvitav maitse. Obama pääses napilt. Evelin oli selle päeva linna peal ängimas, kui suur narratiiv meil külas käis. Jah. Aga muide, mis nüüd puutub sellesse Obamasse ja eestlaste suurde narratiivi, siis tegelikult ka, mis see on siis see eestlaste suur narratiiv? Üksi rändan ma võõrama radu, pisar laugel, kui meelestud mul. Vaikseks jäänud on tormine meri, vaikseks jäänud on kallima rind. Nii ilus Eesti laul, mõtleb eestlane, lausa pisar tuleb silma
Eesti laul. See on ju Ameerika traditsionaal tegelikult ja täpsemalt see on lõunaosariikide mustade orjade laul. Aga meile läheb hinge otse orjalt orjale. Ei, muide, see Juuretise poiss oli seal presidendi pere külmkapis, ta oli alati suht rahulik tegelane, eks ole. Aga ükskord, kui Toomas Hendrik ja Evelin olid kaua aega Poolas ära, üle 2 nädala, siis Juuretis oli üksi kodus ja vaesel loomakas seal polnud 2 nädalat midagi kergitada. Nii et kui Toomas Hendrik ja Evelin ükskord tagasi tulid, siis Juuretis oli nii vihane nende peale, et ta oli juba koduõuel väravas vastas neil. Ja eemalt hakkas juba praalima seal, mis see toimub, kus ta olid, kus sa ajad. Ja möliseb, eks ole. Mis sa seisad see loll tõld, kus sa käisid? Kus te käisid? Käisid seal Poolas, vahtsid oma lolli näoga NATO hävitajaid senikaua, kui ma pidin siin igavuse kätte lolliks minema. Ja muidu ongi niimoodi, Juuretis ju muutub täielikuks mölakaks, kui sa lased tal vedelikaks ära minna. Ja ongi nii, noh, täiesti mul sõbranna rääkis, ta nägi pealt seda kõike. Jaa, minu sõbranna talu on ju nende talu kõrval kohe. Ja ta ütles, salas, ta seal. Evelin oli öösel, hilja öösel veel röökis toas Juuretise peale. Niimoodi röökis loomakase peale, et majal pidi katus põlema minema ja no, eks see Juuretis vist olid lauatelefonid seksiliinil helistanud. 2,5 tundi kõneaega. Noh, eks muidugi vaene loomakin igavusest helistas ju. Sa pead kogu aeg Juuretisele midagi tegevust andma, muidu tuleb jama. No ja eks siis Toomas Hendrik mõtleski täitsa ja lahenduse välja osalt öeldes, et nii kaua, kuni leiba pole vaja teha, las Juuretis kergitab SKP-d. See on pärast sogane ülesanne, eks ole. Las loomakene rassib, kõik ju võidavad, eks ole. Mul üks teine sõbranna rääkis, tema töötab finantssektoris puhastusspetsialistina. No ta on koristaja pangas, noh. Ja tema ütles, ühesõnaga ütles niimoodi, et tema nägi seal pangas selle asja täpselt ära, kuidas see asi käib. Ta nägi täpselt ära, et kõik see Eesti finantssüsteem on puha Juuretise peal. Sealt see juurdekasv ja intress tuleb ka. Ja muide, see on jumala õige jutt, sest mina avastasin ka. Niipea, kui ma hakkasin kodus leiba küpsetama, hakkas raha tulema. Leib teebki raha. Poeleib on vaestele. No, et nii. Näed. No, ja kui see minu fallokene siis seisis seal keset kööki oma Armani ülikonnast ja keel Juuretist täis. Keski see? Fallo, see on ju Juuretis, meie koduloom. Ta annab leiba. Ta kergitab. Je trouve levure. Pärm! Teate, ma suutsin vaevu ennast vaos hoida ja ainult hirme ja 6 kuud kestnud abielu purunemises hoides mind tagasi. Ja ma ütlesin Fallole väga rahulikult. Kuula nüüd mind, Fallo. Meie, eestlased, me elasime omal vabal maal väga hästi. Meie olime kotsustanud kitse, hundi, karu, tarvase ja Juuretise. Kuni tulite teie, tulega, mõõgaga ja pärmiga. Kes ei langenud tule ja mõõga läbi, neist said pärmiseltlased.
Pärm ei ole leiva kergitamiseks. Pärm on terve mõistuse vastane vandenõu ja selle vandenõu nimi on alkohol. Ei, ega tegelikult ka ju. Mõelge, meil ongi ju siiamaani toimub üle vabariigiline pärmisõltuvus. Ja kohalikud poliitikud viivad seda Euroopa vandenõu meil ju tuima järjekindlusega täida. Juua võib igal pool. Sa pead jooma igal pool. Siseruumides, värskes õhus, igal pool ja kogu aeg sa pead jooma. Nüüd poliitikud paid parkidesse käskivad sildid ka üles juba. Ja. Tervist, kohalik politseikonstaabel Livikumets tülitab teid siin. Kuhu te lähete terve perega siin niimoodi pühapäevasel päeval? Tervist. Ma mõtlesin, et me näitame lastele natukene presidendi lossi ja jalutame lihtsalt. Te olete kained ju. Mis te nüüd? Paras samm on sees ikka. Abikaasaga panime siuksed tropid hommikusöögi alla. Miks te tulete professionaali lollitama? Teil ju silm ei läigi absoluutselt. Kas te, proua, näete seal seda kahte silti? 2 pudeli ja 2 pokaaliga. Vabandust, aga mina näen ainult ühte silti. No vot nii. Kuidas teie nimi on? Maie Mahetervik. Maie Mahetervik. Kohe ma kontrollin järgi registrist, kas teil on ka varasemaid rikkumisi. Hallo, Topsik, ole ja vaata registrist järgi, kas on ka varasemaid rikkumisi. Mahetervik, Maie. Jah, oot, ole ja räägi vähe aeglasemalt, sul on keel pehme, ma ei saa aru. Jah. Selge. Nii. Varasemaid rikkumisi teile ei ole. Aga olgu see teile praegu hoiatuseks. Ja saagu see hoiatus kõvasti kastetud. Siin on 2 veini, jooge ruttu ära need. Ja lastele on siin kommi ka. Oi, aitäh teile. Issa, need on ju liköörikommid. Muidugi, mis te mõtlesite siis? Et ma hakkan teile siin teekonnakomme pakkuma või? Neid võite ise omale tee peale kaasa osta. Kolleeg siin telefonis rääkis, et te tulete Põlvast. Ja seda küll Põlvast, ja. Siis lähete niikuinii vanalinna ka. On nii või? Ja oli küll plaanis vanalinna ka minna. Sellisel juhul võtke see ka. Võtke. See on vana Tallinn. Nende 2 veiniga te Toompeadi välja ei vea. Kena päeva jätku. Terviseks! Ja õhtul sõidab Põlva rahvas koju. Emme on roolis. Lapsed emme ei näe midagi. Noh, ja muide räägitakse küll kogu aeg, et roolijoodikud näpuga näitame nendele. Aga minu meelest on tegelikult liikluses probleemiks hoopis autojuhtide kainus. No vaadake ise, mida need kained juhid liikluses korda saadavad. Enamus liiklusõnnetusi põhjustavad ju kained juhid. Jaa, 30% liiklusõnnetustest põhjustavad joobes juhid, aga 70% põhjustavad kained. Noh, see on enamus. See nõuab viivitamatult seadusandlikku sekkumist. Sa ei tohi kaine peaga rooli istuda, see on enam kui tõenäoline, et sa põhjustad liiklusõnnetuse. Jaa, sul peab olema viinapudel kogu aeg käeulatuses ette näidata, kui sa roolis istud, muidu saad trahvi. No tervist! Liiklusinspektor Remediasalu siin. No miks te teete siin nalja roolis praegu või? Kulla mees, meil on pudelihoidjad on kõikides autodes olemas. Miks see teil tühi on? Aga ma just jõin pudeli tühjaks, just praegu jõin ja viskasin taha istmele tühja pudeli. No, siis teil peaks kõva promill sees olema ju. Aga mul ongi. On või? No siis hakkame puhuma ju. Ärme päris puhuma, no nii. Puhuge nüüd.
pange tervet elu ka siia sisse ära puhugeda. 0,1. Kuulge mees, teil pole mingit joovet ju. Mul on väga kiire ainevahetus, midagi teil ei ole. Rahakotil tuleb teil praegu väga kiire ainevahetus. Suur trahv tuleb ja protokoll. Mõelge ise, praegu ju sõidavad kained autojuhid Tallinna tänavatel niimoodi, et teevad ringe ümber aukude, mingeid siksakke, igas väikses augus näevad probleemi. Purjus juhid sõidaksid ilusti otse läbi aukuda. Ja ei näeks probleeme kogu aeg ainult niimoodi. Oleksid rõõmsad. Kõigile väga hea eeskuju. Üks viimasel ajal permanentselt purjus olev poliitik läks silmaarsti juurde. Silmaarst küsis, mille üle kaebate. Permanentselt purjus olev poliitik ütles, et ma ei näe probleemi. Issand, kui tore patsiente mul olete, te olete nii hästi ravile allunud. Ma panen teile ühe prillid ka nüüd ette, vaadake nendega nüüd aknast välja. Kas te autoteid näete? Jah, autoteed on korras. Issand, kui hästi te ravile mul allute, see on tõesti lust vaadata. Nüüd ma kirjutan teile veel ühe retsepti välja, eks ole. Ja ma kirjutan teile nüüd nädala aja peale 200 grammi metanooli, eks ole. Ja ravikuuli jätkame siis senikaua, kuni te veel apteeki näete. Õudne asi on see alkohol. Õudne. Suhkruenergia muudetakse pärmi abil vaimupimeduseks.